tulemast süstlikööki. Täna meile külla tulnud Katariina. Tere, Katariina! No terekest! Mida siis täna meile teed? Täna teeme me sellist tänavatoitu, mis on natuke taimne, ehk siis me teeme bataadifrikaid ja me teeme purksi, mille vahel ei ole mitte kana ega lihatükk, vaid on falafel, mille me samuti proovime ise valmis teha. Väga lahe. Alustame siis. Jep, nii. Kõigepealt alustame siis bataadifrikatest. Selleks on meil vaja ühte bataati. Ja on meil vaja ka lõikelaudu, nuge ja hakkame lõikuma seda bataati. Jah. Miks just maguskartul? Miks just tavaliselt kartulid? Mina lihtsalt eelistan magust kartulit tema maitse pärast, et on selline natuke teistsugusem, natuke eksootilisem. Ja mul lihtsalt maitse meeldib rohkem, et tal on rohkem sellist teistsugust maitset. Tavaline kartul on nagu ära tüdinud juba. Kas maguskartul on tervislikum ka kui tavaline kartul või on need üldiselt samad? Minu arust on need suhteliselt samad selles suhtes, et lihtsalt maitse eelistus peaks olema. Ja praegu see bataat ehk maguskartul on ka lihtsalt populaarsem nii-öelda, et erinevates sükestes street food kohtades, et ta lihtsalt on nagu hetkel mingi kuum tähte nii-öelda. Kas on mingi erinev lugu, miks sa seda retsepti hakkasid tegema või midagi sellist? Ma ei teagi, miks ma seda nii tegema hakkasin, aga see on lihtsalt niisugune kiire mõnus snäkk, mida nagu kui sõpradega kokku tuled, on mõnus teha ja nagu kerge valmistada selles suhtes, et ta ei nõua erilist kokkakunsti. Midagi sellist. Nüüd see bataat on meil ilusti pestud ja kooritud ja nüüd oleks vaja siis hakata bataati lõikama ja siin on nüüd nipp selles, et bataat tuleks lõigata friikartulitükkideks, aga nad peaksid olema võrdse nii-öelda paksuse ja laiusega, et me peaksime nad võimalikult ühesuguse suurusega saama. See kipub mult ära. Saad sa hakkama? Ei saa. Oota, tuleb. Saad. Oh my god, sai kinni. Nii, et laiused nad võiksid olla umbes sellised. Sentimeetri umbes. Umbes. Ja siis umbes mingi pikkuse poolest võiksime vaadata, kas näiteks teeme pool. Teeme umbes sellised bataadifrikad, paksuse ja laiuse. Ja nüüd on lihtsalt hästi palju lõikamist. Eriti hea on neid bataadifrikaid teha filmiõhtuteks, kuhu teedki näiteks juurde mingi kastme, siis võtad igast kurki, tomatit, paprikat ja siis teed näiteks frikaid juurde. Nii, ja järgmiseks me siis paneme kõik selle magusa kartuli ühte minikripkotti. Nii, sa võid panna. Ja hakkame maitsestama. Selleks me siis paneme siia juurde ka oliiviõli. Paneme siis maisitärklist ja mina isiklikult eelistan ka Janni pipart panna juurde. Ahi läheb 220 kraadi. 220, jah. Meil on see bataat nüüd siia ilusti minikripkotti jõudnud, siis lisame talle seda oliiviõli, et siinkohal just see oliiviõli sobib, et mitte mingid päevalille ega mingid muud õli. Oliiviõli annab siis seda maitset juurde? Ja ta aitab sellel kõigel nagu rohkem selle ikka nagu bataadiga nagu imanduda ja nagu tema külge jääda. Nii, siis vaatame jooksvalt, äkki seda on juurde või. Lisame natukene tärklist. Nii. Üks teerusike täis. Praegu paneme üks, et seda võibki niimoodi, et sa paned ja siis vaatad, kuidas sul tuleb ja siis paned juurde natukene. Et mitte nii nagu mina, et paned korraga hästi palju ja siis pärast on veits hapud lood. Mille järgi sa seda vaatad täpselt palju? Me segame selle kõik siin kokku ja siis me vaatame, kui hästi nagu ta külge jäänud. Okei, ka Janni pipart me rohkem juurde. Väga palju olevat. Usalda mind. Aitab vast. Aga siin on nii palju bataati. Ja siis paneme minikripi kinni. On vaja kõik ära segada siin sees. Nii, ja siis me vaatame, et mina tegelikult natuke lisaks võib-olla seda ka Janni pipart. Et seda võiks rohkem veits olla. Sellega on valmis, siis võtame siit panni ja paneme siia peale kõik. Hopsti. Nii. Action. Ja paneme need siia ahju. Nii.
ja need lähevad siis praegu 20 minutiks, kas sul saab taimerit ka panna? Jah, täpselt. Aga niimoodi, et ta meil kinni ei lähe. Et kõigepealt on siis nagu bataadifriikad 20 minutit, siis me võtame nad välja, keerame ümber teistpidi ja paneme uuesti 10 minutiks ahju. Järgmiseks me siis hakkame tegema falafleid ja selleks läheb meil vaja siis kikerherneid, mis on siin. Siis võtame ühe küüslauguküüne, või õigemini 2 ja sibulat. Kas on ka vahet, kui sa kasutad valget sibulat punase asemel? Kusjuures ei ole, ma olen proovinud mõlemaga ja punase sibula ja valge sibula erinevus on ainult see, et valge sibul jääb natukene selline kibedam maitse lihtsalt, et punane sibul annab nagu veits sükse magusama või parema maitse. Ja lõikume ära siis selle sibula ja küüslaugu ja mina eelistan veel punast sibulat ühel väga suurel eesmärgil, et ei nuta köögis. Valge sibul läheb mind hullult nutma, et punane sibul võtab ka natuke silmad märjaks, aga mitte nii hullusti. Et sellepärast ka. Mina olen kuidagi jäde seda sibulaga, et enam nii väga ei hakka. Hakkasin ikka nutma. Lisaks siis tükeldame ka ära ühe küüslauguküüne. See on küüslauguküün. Jah, sest ma olen väga verine. Nii. Kas ma teen ka midagi nüüd? Sa võid, tegelikult praegu vist ei olegi, et meil on vaja siin ühte nii-öelda anumat, kuhu me selle kõik pärast sisse paneme ja siis saumiksriga ajame puruks. Küll aga kui sa tahad, sa võid need kikerherne vedelikku ära kurnata, aga tee niimoodi, et siia põhja jääks umbes nii palju veel seda vedelikku, et umbes 1/4. Paneme kõik siia ühte potti. Panna selle kädama? Jah, võiks panna. Siia jäänud üldse vedelikku. Tundub jah? Tubli. Okei, õnneks meil on üks veel. Paneme siit natuke vedelikku juurde. Nagunii peab neid ka juurde. Nii. Ja siis sa võid veel lisada sibulat, täpselt. Ma ei tea, kuidas seda siia lisada, nii et see kõik küll maha ei lähe. Väga ei saagi. Ja siis me hakime siia ka natukene peterselli sisse. Ma teen kindlaks, mis on peterselli kõigepealt. Lisame koriandrit ka. Niisuguse mõnusa peotäie. Et lihtsalt lase korra naalt läbi. Väga hullu peal. Ja siis me saumiksriga laseme selle kõik ühtlaseks sükseks massiks, aga mitte liiga püreeks, sest pärast on muidu raske neid falafleid nagu vormida pätsideks. Ma olen kõik veel? Jah, kõik veel. Lisame siia juurde. Nüüd meil see segu on praegu siin kausi sees ja lisame siia nüüd jahu, et ta paremini koos püsiks. Tegelikult Nii, aga põhimõtteliselt lisame jahu senikaua, kuni see konsistents on meile sobiv, et ta ei ole liiga vedel, aga ta ei ole liiga tahke, et praegu peaks me veits panema. Ta peaks olema selline nagu ikkagi selles mõttes nagu biffi või snitsli konsistentsiga, et temast saaks pärast siis vormida. Aga senikaua, kuni mina siin seda tainast segan nii-öelda, võid sa, Rasmus, võtta meile panni ja panna sinna õli ja panni sooja. Me nüüd vormime sellised mõnusad pätsid. Me võtame need välja, keerame ümber ja siis paneme uuesti ahju, nad peavad natuke veel olema. Ja. Nii, praeguseks siis on meil bataadifriikad ahjus veel umbes 15 minutit. Falaflid on valmis ning hakkamegi siis neid burgereid ette valmistama. Ja maitseme siis. Cheers! Head isu!